Hakkame siis otsast pihta. Ehk siis selles plokis on meil veidi niisuguseid praktilisi kasutusvõimalusi näha. Mina alustan niisuguse teoreetilise, praktilise võimalusega, aga siin tulevad järgi meie tubli meeskond, kes räägivad siis niisugustest asjadest, kus ehitajatel lähevad kindlasti silmad särama. Ehk siis nagu räägitud, tavapärase koordineerimise töö kõrval on meil ka niisuguse veidikene teistsuguse profiiliga projekte kõrval, mis on jube põnevad, mulle väga meeldivad. Lähtematerjal on sama, IFC mudelid, kus me siis natukene neid igatepidi mudime ja teeme neid vajalikule kujule, mis annab siis järgmistele ehituse etappidele niisuguse võrdlemisi suure väärtuse. Põhimõttena on see, et päris palju on võimalik ise ära teha, on vaja lihtsalt teada, kuidas neid liigutusi teha. Kiire sissejuhatus siis selle minu teoreetilise, praktilise teema sisse on siis see, et hoone süsiniku jalajälje arvutus on nüüd kohustuslik 1. jaanuarist. Taust selle taga on see, et maailm on siin meil väikest viisi kokku kukkumise ääre peal. Euroopa Liit on kokku leppinud, et süsinikuemissioone tuleb vähendada. Ehitus on vastutav üle poole selle eest. Et siis meil on tegelikult hästi suur vastutus. Nii, arvutusmetoodika on siin vastavalt ühele eurokoodile. On olemas 16 eri moodulit. Iga liikmesriik on võtnud siit ette endale sobiliku hulga, mis ta hindab, et on jälle kõige vajalikum. Rohelisel taustal on Eestis kokku lepitud moodulid. Veidikene tumedama rohelisega on moodulitele A1 kuni A3 väike ruudukene ümber tõmmatud, mida siis täna käsitlen. Hõlmavad nad siis ehitusmaterjali valmistamist, mis on siis võrdlemisi suure osakaaluga kogu sellest arvutusest. Stardi lähtekohana on riik meil andnud ka mõned tööriistad. Ühest küljest on tal andmebaas heitekoefitsientidega välja töötatud. Teisest küljest on tal olemas ka üks põhimõtteliselt Exceli baasil töötav arvutus, ütleme tarkvara selle kohta siis on ju. Aga nagu ikka, kui veidikene tõsisemalt sellesse asja nagu sisse minna, tuleb välja väikesid agasid ja kitsendusi. Mis see probleem siis on tegelikult, mis nagu takistab seda efektiivset tööriista kasutamast? Võib olla ühest küljest see, et projekteerijatelt tulevad meil see info materjalide kohta IFC mudelis, ta kipub olema, ta ei ole alati ühtemoodi struktureeritud. Sa pead veidikene vaeva nägema, et selle vastuse õigest kohast kätte saama. Mahuandmed võib-olla ei ole päris see, mida on vaja. Teisest nurgast on olemas ka rahvusvahelisi igasuguseid arvutustarkvarasid, millel puudub selle ühe agana ühendus Eesti heitekoefitsientide andmebaasiga, mis on vajalik ära ühildada. Ja teisest küljest siis on vastupidine mure, et see Eesti oma tööriist, mis on olemas, on niisugune veidikene kandiline, mahuandmeid tuleb ikkagi väikese käsitööga sisse panna. Aga see põhimõtteline töö ja lahendus, mida on siin võrdlemisi efektiivne SimpleTime'iga lahendada, on siis selline. Mul siin jooksevad taustal videod, et ei tasu sellest ära ematada, et liigub siin hästi kiiresti. Ühesõnaga, tegelikult on sul vaja SimpleTime'i, sul on vaja IFC mudelit. Siin näites on mul üks tavaline EK mudel sees. Ma rakendan siin ühe SimpleTime'i template'i. See template oma olemuselt on niisugune Exceli tabel, kus on kirjas käsud.
mida see simpelpilm peab tegema. Ehk siis, kui sa sikutada siia peale, ta teeb hulga liigutusi ära. Esmalt loob hulga tühja parameetreid, kuhu siis saab kirja panna, kui sa nüüd seda mudelit läbi töötad, igasugu eeldusi, mis oled teinud, kirja panna mingisuguseid märkmeid, panna kirja oma heitekoefitsendid samamoodi. Teisalt siia vasakusse tulpa, kus see hiireke praegu aktiivselt liigub, tekitab ta 2 niisugust olulist grupeeringut, mis on selle arvutuse deklareerimiseks vajalikud. Esiteks ehitustööde liigid, mis siis baseerub suuresti selle meie EVS 885 peal, ülesehituse peal ja liigutab terve hunniku element sinna checklisti gruppi. Allapoole teeb ühe materjalide grupi, kus on siis erinevad materjalid võimalik ära grupeerida ja samamoodi lisab kõik elemendid vaikimisi sinna ka. Nii, see värk on nüüd kõige suurem töö, mis siin pihta hakkas. Esmalt on vaja lisada hoone netopind kõigile elementidele korraga, mis käib võrdlemisi lihtsalt. Järgmiseks etapiks lahendamiseks on tegelikult 2 võimalust olemas. Siin on näidatud niisugust valiku võimalust parameetrite järgi põhimõtteliselt, et valid vastava parameetri, 3D aknast visualiseerid, mis asi ta siis tegelikult on, kas kirja vastab sellele, mis see pilt ütleb, võtab kinni ja sikutad ta õigesse kohta. Siin on näha ka seda, et mingisugusel momendil ei ole info õigetes kohtades, et seda tuleb veidikene otsida. Aga on olemas ka teine lähenemisviis. Tänu ennem rääkisin efektiivsusest ja ta tõi ka paralleeli, et see efektiivne inimene kipub tavaliselt laisk olema. Mina võin julgelt ütelda, et ma olen üpriski laisk inimene. Ehk siis, et järgmine kord, kui ma tahan seda süsiniku jalajälge arvutada ja tekib see vajadus, siis tõenäoliselt ma kirjutan see template'i sisse sellise asjad tüüpsetest kohtadest, kus mingid asjad kirjas on, otsib ta mingisugust väärtust ja vastavalt selle väärtusele kukutab ta selle õigesse kohta. Ja ma pakun, et kuskil 80% et kõigil mudelitel õigesti esimese hooga ära. Ehk siis mulle jääb lõpuks see töö, et ma vaatan, et see asi on õigesti esimese hooga ära läinud, kui ei ole, kui ma teen mingeid muid eeldusi, liigutan ümber. 20% on niisugused projektipõhised erisused, mida ma siis lihtsalt ise liigutan vastavalt vajadusele. Nii, kui see suur raske töö tehtud, siis on teine template peale tõsta, mis teeb tööd iseseisvalt. Siis ta tegelikult arvutab kõigile elementidele uuesti tema kubatuuri külge. Siis vastavalt sellele, mis gruppi seda liigitasid, otsib ta sellest Eesti andmebaasist üles selle elemendi tiheduse ja GWP, mis on siis süsiniku global warming potential, on see siis inglise keeles, ehk siis potentsiaal soojendada maailma. Ja nende andmete baasil arvutab ta siis elemendile kaalu juurde ja põhimõtteliselt ka igale elemendile isikliku jalajälje. Ja justkui olekski kogu see arvutus tehtud. Nii, aga vastutustundlik insener tahab kõigepealt esiteks valideerida, teha kindlaks, et need tulemused on tõesed ja võiksid õigesti näidata. Ja teiseks oleks mõistlik teha üks analüüs, vaadata asja, kus on võimalik midagi optimeerida. Selleks on niisugune hea võimalus tabelifunktsioon, mida Jüri ka ennem näitas meile. Mul on ka üks eelseadistatud mall olemas, kus elemendid kohe sisse ka hüppavad. Esimeses tabis, mis siin praegu ringi käib, on igasugused kontrollarvud olid näha, kaal, maht, mõõtmed.
Järgmisel tääbil, mis praegu lahti siin all on olemas info juba sellisel kujul, mis on vajalik riigile deklareerimiseks. Ja kui siin neid veidikene vaadata, võdelda, on näha ka mingisugused arvväärtused ja siit saab hästi lihtsalt koos visuaaliga vaadata, et mis on siis kehvad asjad. Tuleb välja, et betoonist valmis tooted on ebamõistlik lahendus tõenäoliselt süsiniku jalajälje vaatest. Ja kui sa nüüd vaatad seda väärtust ja sa tead, et Eesti keskmine andmebaasi väärtus on veidikene kehva, sa tead, et sul on hästi tubli betoonitootja, kes on panustanud sellesse, et tema jalajälg oleks väike ja ta on nendele teinud ühe kalli EPD deklaratsiooni, siis on võimalik see siia sisse sisestada õigesse kohta, jooksutada uuesti see template ja need uued arvud võrdluseks tekivad siia alla. Ja moodulite A1 kuni A3 arvutus justkui ongi tehtud ja tulemus on olemas. Nüüd, et saada seda kogu jalajälge, peaks vaatama peale EK-d ka teisi projekti osasid. Juurde arvutama kindlasti ka teised moodulid, mis hõlmavad igasugu transporte ja energiatarbeid hoone elu ja jooksul. Nii, mul on üks retooriline küsimus, aga mis mõte jutust meelde jäi? Sellele võib vastata ka, et Diana vaatab mul otsa, ta tahab hästi vastata. Aga tegelikult, no nii. See on väga hea, et sa nii vastasid. Sellepärast, et mul on tegelikult siin retoolise küsimuse taga nagu 3 mõtet, mida ma tahaks rõhutada. Esimene neist oli, mis Diana ütles, on see, et tuima tööd tee üks kord, laiskus viib edasi. Teine mõte on see, et süsiniku jalajälje arvutamine, et võib vaielda, et kas see tegelikult päästab maailma või ei päästa maailma, aga praegu on tulnud, et jääda ja iga tubli insener peab aru saama, et kuidas see teda mõjutab. Ja kogu see info käib käsikäes nüüd siis selle kokkuvõtva mõttega, et ei tasu pugeda peitu selle taha, et mis meil just on ju. Et vahest tasub teha mingisugused lisaliigutused, et saada see info sellisele kujule nagu vaja on. Sul endal vaja on, mitte kellegil teisel. Vaat, aitäh! Ja nüüd, ma ei tea, üks hetk, et äkki te soovite midagi küsida mu käest, arutelu teha. Aga see on jällegi, et järgmiseks pausiks tuleb see kange arutelu. Aga nüüd ma tahtsin hakata sisse juhatama meie Toomast, sihukest raudvara, kes jätkab meie show'd.